Donald Trumpi vastu valmistatakse ette uut ulatuslikku uurimist koos süüdistustega ülemaailmses korruptsioonis. Demokraadid koguvad suurt tõendusmaterjali Donald Trumpi seostest suurte, hiiglaslike, ma ütleksin, ettevõtetega ja kuidas ta manipuleeris turuga üksikute ettevõtete huvides. Ja selle taustal kinnitas USA senat 50 häälega 49 vastu Todd Blanche'i, Donald Trumpi isikliku kriminaalasjade advokaadi, Ameerika Ühendriikide alaliseks peaprokuröriks. Hääletus toimus pärast mitmekuulist võitlust peaaegu 2 miljardi suuruse fondi saatuse üle, mis oli suunatud Donald Trumpi võimu kuritarvitamise vastu. Ja peaaegu kohe sai teatavaks, et demokraadid valmistavad ette ulatuslikku uurimiskampaaniat Donald Trumpi enda ja temaga seotud ettevõtete vastu. Juhuks, kui nad saavad novembris vahevalimistel enamuse esindajate kojas. Ja siin selgusid väga huvitavad üksikasjad, nii et nagu öeldakse, istuge mugavalt, me alustame. Minu nimi on Aleksei Betši, vaatame koos nii Todd Blanche'i määramist USA peaprokuröriks kui ka seda demokraatide ulatuslikku uurimist korruptsioonisidemete kohta Donald Trumpi suhtes ja uskuge mind, siin hakkavad nüüd välja tulema sellised juhtumid, mille eest kõik adekvaatsed eksperdid Trumpi hoiatasid, et nii ei tohi teha, sest varem või hiljem lööb see valusalt tagasi. Aga ilmselt olid Trumpi inimesed nii kindlad, et nad on võimul peaaegu igavesti, et nad läksid natuke liiale. Annan väikese vihje. Kas mäletate, kuidas Donald Trump reklaamis Tesla autot Valge Maja murul? Nüüd saab ta selle eest kindlasti vastu näppe. Ja see on selle loo kõige väiksem juhtum. Aga enne kui me selle osa alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Nii et Ameerika Ühendriigid said täna uue peaprokuröri, see on Todd Blanche. Otsustavaks hääleks sai vabariiklasest senaator Bill Cassidy Louisianast, kes teatas Blanche'i toetamisest üldse viimasel hetkel. Senati enamuse juht Mitch McConnell puudus hääletuselt tervislikel põhjustel. 2 vabariiklast, Lisa Murkowski ja Susan Collins, ühinesid aga kõigi demokraatidega, ilma eranditeta, ja hääletasid sellise ametisse nimetamise vastu. Ja kohe pärast kinnitamist läks senat suvepuhkusele ning naased tavapärase töö juurde mitte varem kui 14. septembril. Samas ei jõudnud nad vastu võtta Save America Acti seadust, mida vabariiklased üritasid samal õhtul läbi suruda, kuid see ei õnnestunud. Peamine, mida ütlen, et senat jõudis siiski hääletada karmide sanktsioonide seaduse eelnõu üle ja andis selle edasi esindajate kojale. Nii. Senaator Cassidy selgitas oma seisukohta Todd Blanche'i suhtes järgmiselt. Edasi tsiteerin. Härra Blanche ei ole ideaalne ja ta ütleb seda teile ise, kuid valik ei ole ideaali ja härra Blanche'i vahel. Tema sõnul on oluline, et senat kinnitaks justiitsministri ametisse just seetõttu, et selline ametikoht annab väidetavalt rohkem hoobasid, et distantseeruda presidendi survest. Tsitaat. Ma olen realist ja saan aru, et president Trump võib selles küsimuses olla järeleandmatu, kuid see kehtib sõltumata sellest, kes saab justiitsministriks. Nii, demokraatide reaktsioon sellisele ametisse nimetamisele oli äärmiselt terav. Senati vähemusliider Chuck Schumer kirjutas sotsiaalmeedias, et Blanche'i alaliseks ametisse kinnitamine annab sisuliselt rohelise tule kõikehõlmavale Donald Trumpi jahmatavale korruptsioonile. Järgneb tema tsitaat. Kui te tahate korruptsiooni välja juurida, ei saa presidendi isiklik advokaat olla justiitsminister. Selle mõistmiseks ei ole vaja doktorikraadi politoloogias. Todd Blanche'il ei ole mingit kavatsust Trumpi korruptsiooni peatada. Ta on oma karjääri üles ehitanud sellele korruptsioonile kaasaaitamisele. Iga senaator, kes hääletas tema ametisse kinnitamise poolt, on nüüd samuti ennast märgistanud kui kaasosalist. California senator Alex Padilla lisas oma sõnastuse, mis keskendus samuti peamisele huvide konfliktile. Tsitaat. Todd Blanche oli ja jääb alati Trumpi isiklikuks advokaadiks, mitte Ameerika rahva advokaadiks. Ma hääletasin tema ametisse kinnitamise vastu. Veelgi enam, endine esindajatekoja spiiker, legendaarne Nancy Pelosi väljendas end veelgi karmimalt. Järgneb tema tsitaat.
Pimeduse varjus kinnitasid vabariiklased Donald Trumpi isikliku advokaadi peaprokuröri ametikohale. Ameeriklased väärivad justiitsministeeriumi, mis kaitseb seaduse ülimuslikkust, mitte presidendi kaitsmiseks, tema liitlaste premeerimiseks ja tema korruptsiooni varjamiseks relvaks muudetud. Miks Nancy Pelosi ütleb, et pimeduse varjus? Asi on selles, et Todd Blanche'i ametisse nimetamise poolt hääletati juba kohaliku aja järgi kell 4:30 hommikul. Hääletati, kohe pandi kinni, nagu öeldakse, pandi senat lukku ja mindi puhkusele. Eraldi ja väga konkreetne etteheide Blanche'ile puudutab Jeffrey Epsteini juhtumit. Demokraadid esindajatekoja järelevalve ja valitsusreformi komitees on juba nõudnud oma enda vabariiklasest esimehelt James Comerilt, et ta kutsuks Todd Blanche'i vande all ütlusi andma. Selle kohta, kuidas Todd juhib Epsteini juhtumi failide avaldamist. Demokraatide avaldus kõlab järgmiselt, tsiteerin. Todd Blanche juhib Epsteini failide varjamist, on isiklikult seotud Ghislaine Maxwelli leebe kohtlemisega, on avalikult avalikustanud Epsteini ohvrite isikud ja jätkab ebaseaduslikult miljonite dokumentide kinnihoidmist. Ehk siis nad väidavad, et see kõik, kogu see lugu Epsteini failide avaldamisega, see oli lihtsalt kattevari, et kõige huvitavama ta ikkagi varjas ära. Ja demokraadid kahtlustavad, et kõik, mis on seotud Trumpiga, otsustas Todd Blanche lihtsalt mitte avaldada, aga viskas rahva ette need dokumendid, mis ta välja andis ja ütles, kuulge, sellest peaks teile piisama. Lisaks süüdistas Hawaii senaator Mazie Hirono kuulamistel Blanche'i valeütluste andmises vande all. Tema sõnul väitis ta, et tühistas selle sama vastuolulise $2 miljardi suuruse fondi. Kuid kui ta palus nimetada tühistamise täpse kuupäeva, vastust ei tulnud. Ja tühistamise dokument ise oli allkirjastatud hiljem, kui Todd Blanche väitis. Ma ei hakka siin sellel dokumendil pikemalt peatuma, mul oli sellel teemal eraldi saade. Kui väga lühidalt öelda, Trump kaebas kohtusse oma enda rahandusministeeriumi, et neil ei oleks juurdepääsu tema deklaratsioonidele. Lõpuks nõudis ta $10 miljardit. Leppisid kokku $1,8 miljardi peale. Hiljem taheti seda fondi teha justkui fondiks, mis aitaks Trumpi pooldajaid, kes on kannatanud tagakiusamise all. Hiljem see fond tühistati. Üldiselt on see saaga jätkub. Kui huvi on, siis ma soovitan lihtsalt eraldi seda teemat uurida, sest ma ei taha siin liiga pikalt peatuda. Kõnekas on ka Todd Blanche'i enda professionaalne tee sellele ametikohale. Ta oli Donald Trumpi isiklik kriminaalasjade advokaat, seejärel kinnitati ta 2025 aasta märtsis peaprokuröri asetäitjaks. Mais määras Trump ta ootamatult Kongressi raamatukogu juhataja kohusetäitjaks. Otsust, mida Kongressi raamatukogu töötajad vaidlustasid kui ebaseaduslikku, kuna nende arvates ja seega pidi vallandatud Karla Heideni seaduslikuks järglaseks saama teine ametnik. Ja peaprokuröri kohusetäitjaks sai Blanche selle aasta aprillis, pärast seda, kui Trump vallandas Pam Bondi vaidluse tõttu, teate küll mille ümber. Epsteini failide pärast, kuidas teile selline asi? Blanche ise kirjutas pärast ametisse kinnitamist sotsiaalmeedias järgmist. Mind liigutab sügavalt see usaldus, mille president Trump mulle osutas, usaldades mulle justiitsministeeriumi juhtimise meie suure riigi 88. peaprokurörina. Jah, Jumal õnnistagu Ameerikat. Aga tundub, et Donald Trump ei määranud oma isikliku advokaati peaprokuröriks niisama, sest tal võid tõesti vaja minna kaitset. Ja asi pole ainult Epsteini failides, ma ütleksin kindlasti mitte Epsteini failides, kuigi ka see lugu võib teda tabada. Demokraadid valmistavad juba ette vastust kogu sellele olukorrale ja teevad seda aegsasti. Demokraadid, esindajatekoja liikmed, valmistudes võimalikuks võimu tagasivõtmiseks vahevalimistel, töötavad välja laiaulatuslikku uurimisstrateegiat, mis on suunatud Donald Trumpi ümbritsevatele ettevõtetele ja finantsstruktuuridele. Selle asemel, et kohe püüda tema suhtes tagandamismenetlust algatada. Vanemad demokraadid ja komiteede abid arutavad juba kuulamiste, kohtukutse ja dokumentide nõuete kasutamist, et saada materjale struktuuridelt, mis on seotud president Trumpi poliitilise ja ärilise orbiidiga. Lihtsalt öeldes, nad ei taha,
Lühidalt on suur tõenäosus, et demokraadid tõepoolest saavad nüüd novembris toimuvatel valimistel esindajate kojas enamuse. Ja et kohe mitte alustada tagandamise teemaga, ütlevad nad, et on vaja koguda super tõendusmaterjali. Sest Trumpi suhtes on juba 2 korda proovitud tagandamismenetlust algatada ja iga kord pole see õnnestunud. Ja sellise panuse loogika on väga lihtne. Demokraatide arvates võib eraettevõtete ja väliste finantsmängijate uurimine olla tulemuslikum, kui see otsene vastasseis Valge Majaga, mis nende arvates hakkab ikkagi järelevalvele vastu seisma ja see on üldse väga huvitav lugu. Demokraadid alustavad uurimist väga konkreetsete ettevõtete suhtes, nagu Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock. Struktuurid, mis kuuluvad Elon Muskile, sealhulgas ettevõtte Tesla ja nii edasi, ja kõik see nende lepingute või koostöö tõttu administratsiooniga, Donald Trumpi administratsiooniga, ja kõige süütumaks faktiks nimetatakse näiteks Donald Trump reklaamis Tesla autosid Valge Maja murul. Kas mäletate? See toimus aastal 2025. Siis paljud eksperdid hoiatasid, et kuulge, see võib hiljem probleemiks saada. Ameerika president ei saa tuua Tesla autot Valge Maja murule ja poliitikuna seda autot reklaamida. See on ju huvide konflikt. See on nii korrumpeerunud selline skeem, et lihtsalt ei mahu pähe ja teete seda veel avalikult. Seetõttu juba ainuüksi selle fakti põhjal tekib palju kahtlusi, et Trump ei teinud seda niisama, et talle võidi hüpoteetiliselt, nagu öeldakse, ümbrikus raha anda ja nii edasi. Ja need on kõige süütumad näited. Konkreetne suund, mida demokraadid plaanivad uurida, on järgmine. Sisejulgeolekuministeeriumi lepingud. Rahastamine. Valge Maja pallisaali ehitus, kes ja kuidas. Muide, seda plaanivad ehitada Ameerika presidendi sõbrad. Ettevõtete annetused ja võimalikud vastuteene skeemid. Väidetavalt võis Trump teha poliitilisi teeneid ja selle eest sai ta teatud dividende. Lisaks vihjavad demokraadid, et tuleb uurida Ameerika presidendi avaldusi. Väidetavalt väga tihti, enne kui ta teeb mõne kõlava avalduse, tulevad mingid inimesed ja hakkavad näiteks turul aktsiaid müüma või ostma. Ja nii saavad nad hiljem lihtsalt tohutu kasumi. Aga mis edasi? Eraldi valmistatakse ette uurimist Trumpiga seotud finantsstruktuuride kohta, sealhulgas riskikapitali ettevõte 1789 Capital, kus on tegev ka tema poeg Donald Trump Jr. Päringukirjad on juba saadetud mitmele struktuurile, eelkõige meediaettevõttele Paramount seoses tehinguga Warner Brosiga, videoplatvormile YouTube ja emaettevõttele Alphabet seoses nende kokkuleppega Trumpiga $24,5 miljoni ulatuses septembris. Eravanglate operaatorile Geo Group ja turvafirmale Salus Worldwide Solution seoses lepingutega siseturvalisuse ministeeriumiga. Lisaks toorainetega kauplejatele Vital ja Trafigura seoses Venezuela naftamüügiga administratsioonile. See on veel üks kummaline skeem ja seda uuritakse samuti. Ja kui uurimine leiab piisavalt tõsiseid põhjuseid, ei välista demokraadid uut tagandamisprotsessi, kuid esmalt kavatsevad nad koguda raudkindlaid tõendeid. Ja need 2 lugu on tegelikult omavahel seotud. Todd Blanche'i nimetamine peaprokuröriks ja demokraatide uurimine ei ole 2 eraldi lugu. Selgub, et mõlemad protsessid arenevad paralleelselt ja toetavad üksteist. Mida rohkem demokraadid kirjeldavad justiitsministeeriumi Blanche'i juhtimisel kui asutust, mis varjab presidendi korruptsiooni, seda tugevam on nende enda argument paralleelse uurimise kasuks. Justiitsministeeriumist sõltumatu järelevalvesüsteemi loomise poolt kongressi kaudu, kui nad muidugi novembris enamuse saavad. Nii et sügis tuleb meil väga-väga huvitav. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!